Tere, väike sõber! Mina olen Palingu. Täna räägin sulle loo ühest väiksest jänesest, kelle nimi oli Kadri. Kadri oli tubli ja rõõmus jänes, aga tal oli üks komme, mis tekitas kodus parajat pahandust. Jänes Kadril oli alati kiire. Hommikul jooksis ta lasteaeda. Pärastlõunal jooksis ta trenni. Õhtul jooksis ta mängima. Aga kuhu iganes Kadri läks, jäid tema asjad maha. Hommikul viskas ta pidžaama põrandale. Tekki jäi ka krussi. Lasteaiast tulles lendas kott esikus põrandale. Plups. Jope kukkus põrandale. Kingad jäid keset esikut. Kadri, pane oma asjad ära, ütles emme. Oota, hüüdis Kadri. Aga ta ei pannud. Ta jooksis juba mängima. Õhtul mängis Kadri klotsidega elutoas. Suured tornid, pikad sillad, ilusad majad. Klotse oli igal pool. Diivani all, vaiba peal, isegi laua taga. Kadri, korja klotsid ära, ütles isa. Kadri kortsutas nägu. Aga ma mängin ju homme edasi. Siis pane need vähemalt kasti, ütles isa. See on nii igav, pahandas Kadri ja trampis jalgu. Iga päev oli sama lugu. Trennikott esikus, sokid diivani peal ja all, joonistused laual ja põrandal, käärid ja paberid põrandal. Ohtlik. Taldrikud mitte köögis nõudepesumasinas, vaid igal pool mujal. Ja iga kord, kui ema või isa palus koristada, läks Kadri tigedaks. Miks peab alati koristama? Ma ei viitsi. Miks te käsutate mind? Emme ja isa vaatasid teineteisele otsa. Nad olid väsinud. Ja siis ühel päeval juhtus midagi imelikku. Kadri tuli trennist koju. Ta viskas kotti esikusse nagu alati, aga seekord ei öelnud emme midagi. Kadri jäi seisma. Ta ootas. Vaikus. Kadri läks elutuppa ja jättis sokid diivani kõrvale. Isa istus tugitoolis ja luges. Ta vaatas üles, aga ei öelnud sõnagi. Algul oli Kadri rõõmus. Lõpuks ometi rahu. Keegi ei käsi koristada. Nii läks mitu päeva. Kadri asjad olid igal pool, aga mitte keegi ei öelnud enam midagi. Ja siis ühel hommikul juhtus midagi. Väike vend Aron tuli jooksuga esikusse. Ta ei näinud Kadri trennikotti põrandal. Põmm! Aron komistas ja kukkus. Aron hakkas nutma. Kadri jooksis vaatama. Aron, kas sa said haiget? Aron hõõrus põlve ja nuttis. Kadri vaatas trennikotti, mille otsa Aron oli kukkunud. See oli tema kott. Tema kott keset esikut. Kadri vaatas ringi. Aeglaselt. Esikus olid tema kotid ja kingad. Elutoas olid tema klotsid, joonistused ja taldrik. Köögis oli veel üks tema taldrik, aga see oli lausa üleeilsest õhtust. Tema toas olid riided põrandal. Terve kodu oli täis Kadri jälgi. Igal pool, kuhu ta vaatas, oli tema jäetud segadus. Õhtul istus Kadri emme kõrvale diivanile. Emme, ütles Kadri vaikselt. Miks sa enam ei ütle mulle, et ma koristaksin? Emme pani käe Kadri õlale. Sest sa said iga kord nii pahaseks. Me ei tahtnud sind enam kurvastada. Kadri vaatas oma käppasid. Aga minu asjad on ikka igal pool. Ja Aron kukkus minu koti pärast. Emme noogutas. Kadri, need asjad igal pool, need on sinu jäljed. Igal pool, kuhu sa lähed, jätad sa midagi maha. Ja need jäljed jäävad teistele ette. Kadri mõtles Aronile, kes komistas tema koti otsa. Tead mis, ütles emme. Koristamine ei ole karistus. See ei ole töö, mida keegi sulle annab. See kuulub asja juurde. Kuidas, küsis Kadri. Kui sa ehitad klotsidest lossi,
siis lossi ärapanemine on viimane klots sellest tegevusest. Kui sa tuled trennist, siis koti riputamine on viimane samm trenni lõpetamisest. See käib asja juurde, nagu kingapaelad käivad kingade juurde. Viimane klots, viimane samm. Kadri mõtles sellele kaua. Järgmisel päeval tuli Kadri lasteaiast. Ta astus esikusse. Kott oli käes. Kadri vaatas konksu seinal. Ta riputas koti konksule. Ta pani kingad riilule. Ta riputas jope nagisse. Keegi ei öelnud midagi. Aga seekord oli see teistmoodi vaikus. Seekord ei pidanudki keegi ütlema. Õhtul mängis Kadri klotsidega. Ta ehitas kõige suurema lossi, mis ta kunagi oli ehitanud. Siis oli aeg magama minna. Kadri vaatas lossi. Ta ei lõhkunud seda. Ta tõstis lossi ettevaatlikult riiuli peale. Lahtised klotsid korjas ta karpi. Viimane klots. Ja Kadri tundis ennast hästi. Mitte sellepärast, et keegi käskis, vaid sellepärast, et tema jäljed olid korras. Ja see oli tema enda otsus. Väike Aron vaatas oma suurt õde. Aron võttis oma kaisukaru ja pani selle kenasti padjale. Ta vaatas Kadri poole ja naeratas, sest tema suur õde oli talle midagi väga olulist õpetanud. Kadri naeratas vastu. Tema jäljed olid nüüd ilusad jäljed. Ja ilusad jälgi on hea maha jätta. Head ööd, väike sõber. Kui sa homme mängid, siis mäleta. Koristamine on viimane klots. See on osa mängust, mitte eraldi töö. Ja kui su jäljed on korras, on kõigil kodus hea meel. Sinu Palingu.